hei! Tere tulemast tagasi mu kanalile või kui sa oled uus, siis tere tulemast! Mul on väga suur rõõm, et sa oled oma tee siia leidnud. Tänane video on siuke natuke teistsugune. Ma vastan teie küsimustele, mida te minult Instagramis küsisite ja teemaks on siis raseduse katkemine ja surnud sünd, kuigi kõik küsimused olid tegelikult seoses surnud sünniga ja katkemise kohta ei olnudki tegelikult ühtegi küsimust, aga eks ma nagu natukene katan seda poolt ka, ma arvan. Ja kui te vaatate, et kus mu silmad käivad, siis ma filmin esimest korda päris kaameraga ja ma tean, et ma peaksin vaatama teid, aga ma paratamatult vaatan ennast siit kõrvalt. Nüüd kui ma vahepeal natuke mööda vaatan, siis loodan, et te annate mulle andeks. Aga ma ei hakka mingit pikka juttu tegema. Ma hakkan kohe teie küsimustele vastama, lihtsalt, et räägin siis natuke eellugu, mis toimus. Meil kasvab siis kodus 2-aastane Peili, kelle rasedus möödus ilma komplikatsioonideta, mitte midagi ei olnud viga, kõik oli hästi. Meie teine rasedus või siis teine laps, Luna, kahjuks sündis 25. rasedusnädalal surnult, sest mul tekkis väga järsku, väga ränk ja raske preeklampsia, nii et kahjuks teda ei jõutud päästa ja head ma ise sellest elusalt välja tulin. Ja kolmas rasedus siis katkes 7. nädalal, nii et täna me siis räägimegi natuke sellest ja ma vastan teie küsimustele, mis te mul küsinud olete. Mul on need küsimused telefonis, seega kui mul telefon käes on, siis sellepärast, et ma loen siit neid küsimusi maha. Ja esimene küsimus või tegelikult päris palju küsimusi oli siis preeklampsia kohta. Nii et ma loen need kõik ette, tulevad siia ekraanile ka ilusti. Olen aru saanud, et sinu preeklampsia oli ootamatu. Raseduse alguses sa seda teada ei saanud. Kas preeklampsia tekib täiesti lambist või on selleks mingi soodumus? Kas mul oli preeklampsia kõrgem risk juba Oscaris või ma ei teadnud sellest? Kas looteanatoomias ei olnud preeklampsia riski? Et kui on kõrgem risk, siis võetakse ju aspiriini ja nii edasi. Ehk siis kõik küsimused seoses preeklampsiaga. Alustame siis sellest, et kas see tekib lambist või on selleks mingit soodumust. Ma ütlen kohe, et ma ei ole professionaal, mul ei ole mingit selle kohast haridust. Ma lihtsalt räägin seda, mida ma tean ja mida mulle räägiti. Ehk siis preeklampsia eelsoodumusega on täpselt nii, et mingid eelsoodumused on, kui seda guugeldada, siis on isegi terve nimekiri asjadest, mis nagu nii-öelda soodustavad preeklampsia teket. Nagu näiteks kui väga noor naine on rase, kas see oli äkki alla 18 või 16 või midagi, või kui vanust on juba üle 35 või kui on mitmikrasedus või kui on eelnevalt vererõhuprobleeme või kui peres on varasemalt olnud preeklampsiat, igasugused sellised tegurid mängivad rolli, mis tähendab, et on suurem tõenäosus preeklampsia tekkimiseks. Aga keegi ei tea täpselt, millest preeklampsia tekib, kõik ainult oletavad, et see on seotud kuidagi siis platsentaga, platsenta on midagi kuskil valesti kinnitunud või midagi on sellega pahasti, aga jällegi kõik on ainult oletused, seega täpselt tekkepõhjust ei ole nagu teada, keegi ei tea seda. Nii et näiteks minu puhul mul ei olnud mingeid soodumusi, mul ei olnud mingeid riske, aga väga järsk ja väga tugev preeklampsia mul tekkis. Nii et kahtepidi nagu vaetav, et tegelikult on eelsoodumused olemas, aga nagu näha, siis ei pea olema selleks, et see nagu väga ägedalt tekiks. Nii et põhimõtteliselt see võib igaühel tekkida nagu minul. Yeah. Ja minu preeklampsia siis tõepoolest oli ootamatu, ma ei teadnud sellest mitte midagi. Infoks siis nii palju, et Oscar testil vaadatakse tegelikult preeklampsia riski, vaadatakse vererõhk, vaadatakse igasugused erinevad vereanalüüsid ja siis ultraheli ka juurde ja siis nende kõigi nagu andmetega arvutatakse siis preeklampsia risk, mis on siis kas madal, keskmine või kõrge. Ja minul ei olnud preeklampsia riski, ma täpselt seda numbrit ei mäleta, mis see number seal oli, et mis suhe see nii-öelda on, et mis see šanss on, et preeklampsia tekib. Aga midagi kriitilist see ei olnud ja riski ei olnud, sest et muidu ämmaemand oleks mulle kohe aspiriini asjad peale pannud. Aga mul ei olnud riski, samamoodi küsiti looteanatoomia kohta, looteanatoomia oli 4 nädalat enne seda, kui ma haiglasse läksin kriitilises seisus.
ja looteanatoomias samamoodi kõik oli ideaalses korras, mitte midagi ei olnud viga, kõik veravoolud, kõik asjad korras, nii et preeklampsiast ei olnud kuni 23. nädalani, murdame umbes, kuni 23. nädalani ei olnud mingit märki sellest. Ei mingit valku uriinis, ei mingit kõrget vererõhku, mitte midagi. Nii et minul tekkis see täiesti ootamatult. Järgmine küsimus, kas tagantjärgi mõeldes tunned ära mõne preeklampsia sümptomi? Ja samamoodi küsitud siis, et kas oskaksid nüüd preeklampsia sümptomeid ära tunda? Ja ma tunneksin kindlasti nüüd, kui mul peaks uuesti tekkima, tunneksin ära kohe preeklampsia sümptomid ja tagantjärgi mõeldes tunnen ka ära. Preeklampsial on hästi palju erinevaid sümptomeid. Kõige suurem, mida siis vaadatakse, mida ämmaemandad ka kontrollivad, on vererõhk ja valk uriinis. Vererõhku nad kontrollivad igal visiidil, kuigi mõistlik on ka kodus kontrollida, nüüd olen targem. Ja valku uriinis enamasti ämmaemandad kontrollivad ka iga natukese aja tagant uriiniproovidest siis. Aga lisaks on preeklampsial erinevaid sümptomeid, näiteks tursed, mis on ka üks suur sümptom, mis oligi minul siis ainuke, mis ma suutsin seostada, et midagi on valesti. Loote liigutuste vähenemine, mida mul tegelikult ka oli. Ma mingi siuke nädal enne umbes, võib-olla siin natuke rohkem, ei tundnud enam nii palju liigutusi kui varasemalt. Aga samas rasedus oli veel ikkagi üsna väike, nii et ma ei muretsenud selle pärast liiga palju, sest et mingid korrad ta ikkagi päeva jooksul liigutas. Oleks tegelikult võinud kontrolli minna, et oli märke küll. Samamoodi näiteks peavalud, eriti siis auraga peavalud, mis tegelikult tulevad siis vererõhust, kõrgest vererõhust üldjuhul. Minul seda ei olnud. Ülakõhuvalud, maks oli see äkki, magu, ma ei tea, kumb. Hakkab siis üldjuhul tuikama, maksanäitajad, just maks võib hakata valutama, ehk siis ülakõht. Ja neid sümptomeid on terve rida ja tagantjärgi mõeldes mul oli neid küll. Nii et järgmine kord olen selle osas targem ja kohe kui midagi on, siis jooksen kohe kontrolli ja minge teiega. Kuidas sulle öeldi, et pead surnud lapse sünnitama? Kas oleksid saanud ka keisri valida? Ultrahelis, siis kui mulle tehti haiglasse, kui ma läksin haiglasse, siis järgmise päeva hommikul tehti ultrahelli, kus nähti, et süda ei löönud enam. Ja siis mulle juba kohe räägitigi, et ma pean ise sünnitama ja võimalikult ruttu sünnitama, sest minu vererõhk oli laes ja kõik näitajad väga halvad, mis tähendas, et mida rutem me selle lapse välja saame, seda rutem minu tervis võiks hakata teoorias paranema. Nii et mul öeldi seal kohe ja ma tegelikult küsisin ka keisri kohta, et miks ma ei võiks keisrit teha, aga siis öeldigi, et rasedus on esiteks väike, mis tähendab, et seda emakat on palju riskantsem lahti lõigata, et paranemine on palju pikem ja kui me keisri teeme, siis jällegi armid on ju, kehale jääb suurem arm sellest, et tulevikus on mulle endale parem, kui ma sünnitan ise, et nii on lihtsalt kõige parem ja kõige turvalisem ja rohkem küsimusi polnudki. Edasi siis, kas luuna kaaluti, mõõdeti peale sündi? Ma võtan siit siis küsimuse kaupa, et siin on päris pikalt see üks küsimus. Jah, kohe kui ta sündis, siis ta viidi kaaluma ja mõõtma. Samal ajal nad tegelesid seal korra minuga, mõõtsid vererõhku, ootasid platsentat. Et nad ootasidki platsenta ära ja kui platsenta sündis ära, et siis nad tõid alles luuna meile. Et nii kaua nad siis seal puhastasid natuke, kaalusid, mõõtsid, tekid need käe ja jalajäljed. Nii et nii kaua me siis teda seal ootasime. Mis olid ilunumbrid? Ta oli 27 sentimeetrit pikk ja kaalus 550 grammi. Nii et tegelikult päris pikk on ju, aga kaal oli siuke väga pisike või 25 nädalase beebi kohta normaalne ses suhtes. Kuidas toimus sünnitusest matmiseni protsess? Me teda matnud ei ole, aga meil on kodus urn ja protsess on siis täpselt selline, et haiglas nad ise tegelevad sellega. Luuna läks siis lahangule pärast, et välja selgitada, kas kõik on hästi. Platsenta saadeti samamoodi lahangule. Kuskile sinna Tartu Ülikooli Kliinikumi mingisugusesse hoonesse, üldse mitte väga kaugele. Ja kui seal oli kõik, siis automaatselt helistati mulle ja öeldi, et
ta viidi krematooriumisse, mis on meil siin väga lähedal. Seda me isegi ei teadnud, et ta sinna krematooriumisse viiakse, aga seda siis meile öeldi ja helistati. Ja meil on vähemalt Tartus siin nii, mujal on ilmselt teistmoodi, aga meile lihtsalt siis öeldi, et lahtioleku ajad, et millal võite nagu kohale minna, et mingit aega ei pea nagu panema. Ja siis seal koha peal sai nagu arutada, et kas soovite matta, tuhastada, mis iganes. Me siis oma valikud seal tegime ja siis paari päeva pärast võisime nagu järgi minna urnile ja siis saime sealt igast nagu dokumendid ka, et kui me tahame hiljem nagu matta, et siis meil on kõik nagu paberid olemas, kui ma õigesti aru sain. Et mitte midagi keerulist tegelikult ei ole, et kõik seletatakse ilusti ära, kõik paberid antakse kätte, et tegelikult on see üsna lihtne. Edasi on siis küsitud ka isikukood ja kas ametlikult rahvastikuregistris last ei ole. Isikukoodi kui sellist laps ei saa, aga ta saab siukse asja nagu on unikaalne kood. Ehk siis mul on seal surmatunnistus, sünnitunnistust ei anta, aga antakse surmatunnistus, kus on siis kirjas Luuna Pahman ja siis all on see tema unikaalne kood, mis on üsna sarnane isikukoodile. See algab nagu täpselt samamoodi, et on 6, siis on sünnipäevad, värgid ja siis on need mingid viimased numbrid, aga ta ei ole otseselt isikukood. Ta on lihtsalt unikaalne kood, aga rahvastikuregistrisse jah, last ei kanta. Kui kaua saite olla Luunaga peale sündi, mis tunded valdasid, kui pidite ta ära andma? Ta sündis kella 2 paiku, kui ma ei eksi. Ja me olime temaga suht õhtuni, nagu mingi siuke 5-6-ni. Ja kuna oli reedene päev, siis meil oli siuke ajaline piirang veits ka, et need pidite ära saatma, et ta jõuaks sinna kuskile õigeks ajaks kohale, et enne kinni ei panda. Aga sellest ajast meile täiesti piisas. Nii et me olime temaga ikka mitu tundi ses suhtes. Ja mis emotsioonid valdasid? Ma isegi ei tea, ausalt öeldes ma olin sellest kõigest nagu nii šokeeritud, et ma nagu ei jõudnudki mõelda väga selle peale, et nüüd anname ära ja mis nüüd toimub. Vaid lihtsalt üks hetk me olimegi, et me tunneme, et me oleme temaga piisavalt olnud ja kutsusime ämmaemanda ja siis Jannu lihtsalt nagu andiski ta üle. Et see oli kuidagi nagu nii siuke, ma ei tea, pea oli suht siuke vussis sellel ajal. Mida oleksid Luuna raseduse sünnituse ajal teinud teisiti? Sünnituse juures ma ei oleks ilmselt midagi teisiti teinud, sest mul ei olnud väga palju valikuid. Võib-olla nagu valu vähendamiseks ma oleks tahtnud ringi liikuda, aga mul oli vererõhk nii laes ja mul oli nägemisega hästi halvasti. Mul oli silme ees hästi kirju, sest et mul oli vererõhk nii kõrge, et ma nägin hästi palju selliseid täpikesi, mul see hetk juba pea nii kõvasti valutas ja keha ei teinud muga üldse enam koostööd, nii et ma olin nagu voodis kinni, nii et ma ei oleks saanud midagi teistmoodi teha ses suhtes. Aga raseduse ajal, mis ma oleksin teinud teistmoodi, on see, et ma oleksin läinud kontrolli kohe, kui mul tuli see kõhutunne, et miks ta liigutab nii vähe. Muidu ta liigutab rohkem, muidu Luuna oli siuke hästi aktiivne laps mul kõhus, aga ma usaldasin nii-öelda teisi ja internetti, et oligi, et loode, laps on ju nii väike, et ta ei peagi veel kogu aeg liigutama, et muutused on nagu okeid. Ja et midagi ta ju liigutas iga päev, et seda kartust nagu ei olnud, et midagi nagu on juhtunud. Ma tundsin ikkagi liigutusi lihtsalt väga vähe. Ja kui tursad tekkisid, siis esimene vastus ämmaemandalt oli ka, et tõenäoliselt nagu suvi, kuumus, et väga paljudel rasedatel suvel on tursad, et see on nagu siuke üks raseduse nagu osa, et suvel on jalad paistes. Et ma oleksin lihtsalt läinud kontrolli, ma oleksin seda teinud teistmoodi, kui ma saaksin muuta, siis läheksin otsejoones kontrolli. Mis on mälestustel aega sees ja kas seal võiks veel midagi olla? Mälestustel aegas, ma ei tea, kas te näete, sealt tagant paistab siuke hall kast. Mälestustel aegas on siis Vaikuse lapsed MTÜ poolt tehtud, nemad neid meisterdavad igasuguseid erinevaid, nii et see, millise sa saad, on täiesti juhuslik. Aga seal sees on siis erinevad flyerid selle kohta, et mida teha, kui laps sureb. Kogu siis see nii-öelda nagu legaalne pool, et millal on sul õigus saada seda toetust ja millal seda toetust.
kogu siis see asi, siis seal on sihuke raamat, kus on teiste kogemuslugusid. Minul oli seal veel küünal, üks mänguasi, kõikides karpides on ka siis sihuke luuletus sinna nagu karbi peale kleebitud. Ja osades nendes karpides on vist ka mingid tekikesed äkki või midagi. Minul tekki ei olnud ja kui küsitagi, et mis seal veel võiks olla, siis ma ütleks, et igas karbikeses võiks olla sihuke väike tekike, et mille me oleksime saanud siis nagu Luunale ümber mässida ja pärast oleksime siis nii-öelda endale saanud mälestuseks. Aga meil ei olnud tekki. Mul oli siis teki asemel mänguasi, aga see mänguasi nagu ei anna minu arvates midagi. See on okei, see lihtsalt on seal kastis, see ikka veel on meil seal kastis, aga see ei meenuta meile nagu kuidagi Luunat, et kui see oleks olnud tekk, mis oleks olnud siis tema ümber seal sünnitusmajas, siis see oleks minu jaoks olnud palju siukse nagu suurema väärtusega. Ja ma olen näiteks kuulnud, et isegi need, kellel on tekid, siis see karp nagu tuuakse alles pärast. Ma sain selle karbi alles paar tundi pärast seda, kui Luuna oli juba ära viidud. Et isegi kui sul oleks olnud tekk, siis ma isegi ei tea, kas me oleksime saanud seda kasutada. Et see sõltub nagu nii palju ämmaemandast ka, et kui ta mõtleb selle peale, et tekk, et pakume näiteks nagu perele, et kas tahavad lapsele ümber panna. Et see on nagu täiesti ämmaemanda kätes, et ma isegi ei teadnud, et siuke karp antakse, et see toodi alles pärast, kui Ainu oli juba ka nagu ära läinud haiglast. Et nagu minu arust selle võiks natuke varem nagu kätte anda. Teise rasedusega oli Downi sündroomi oht ka. Kas muretsesid palju enne NIPT-IFI vastuseid ja mis mõtted olid? See on tõesti, mul oli Luunaga Downi sündroomi risk 12. nädalal Oskari testil tuli see siis välja. Seal oli mingi keskmine risk. Ma ei mäleta, mis see täpselt oli, aga see risk ei olnud suur, see oli keskmine. Nii et mind suunati siis kohe NIPT-IFI testile. Ja ausalt öeldes ma ei olnud üldse mures. Ja see võib-olla kõlab natuke naljakalt, aga mulle tegi seda ultraheli siis mingi õpilane ja kõrval siis nii-öelda vaatas nagu see päris nagu inimene, kes muidu oleks teinud seda ultraheli. Ja kui nad seda mõõdavad, kas seda nina asja äkki seda mingit kaelamõõtu, ühesõnaga nad mõõdavad sealt mingid mõõdud, mis siis tekitavad selle Downi nagu riskivärgi. Ja ta nagu ei saanud hästi pihta või nagu ma nägin ise ka, et ta üritas nagu neid mõõtusid nagu mitu korda saada ja lõpuks oli nagu, et okei, võtame need. Seega, kui mulle öeldi, et siit tuli nagu Downi sündroomi risk välja, siis ma olin kohe, et okei, et niikuinii need mõõtmised olid nagu veits mööda, et ma väga palju ei muretse, et tõenäoliselt mõõdeti lihtsalt nagu veits valesti. Ja kui need tulemused tulid, siis seal ei olnud ka mingit riski, nii et ma olin nagu okei, mul oli õigus, et tõenäoliselt lihtsalt mõõdeti veits valesti, sest see laps on ju sellel hetkel nii väike, et kõik need millimeetrid loevad. Nii et ma ausalt öeldes üldse ei stressanud selle pärast. Ma lihtsalt nagu mõtlesingi oma peas, et ilmselt mõõdeti lihtsalt veits valesti. Siuke natuke teistmoodi küsimus siia vahele. Kui laste saamine poleks jutumärkides probleemne, siis mitu last sooviksid saada? Mul ega meil ei ole mingit kindlat arvu nagu peas välja mõeldud, aga ma ideaalis, kui ma saaks valida ja kui kõik oleks hästi, tahaks, ma arvan, vähemalt 3 last, 3 elusat last siis ma täpsustan, sest et minu silmis meil juba 2 last on, Luuna on minu jaoks ka ikkagi meie laps. 3. rasedus oli pisike loode, ma ei loe teda meie nagu lapseks, aga ikkagi laps ta on, aga ma ei loe teda, kui minult küsida mitu last meil on, siis ma ütlen alati 2. Nii et Luuna nagu läheb ka justkui arvesse, aga ma tahaks 3 elusat last siis nii-öelda, kui see vastab teie küsimustele. Ja siit tulevad nüüd siis viimased küsimused. Need on siis seotud nüüd toetusega, aitamisega, kuidas me toime tulime ja nii edasi. Ehk et kuidas oled rahul meditsiinitöötajate emotsionaalse toetusega, ämmakad, õed, arst ja nii edasi. Ausalt öeldes seal haiglas seda toetust nagu väga ei olnud. Ma olin haiglas nädal aega ja raseduskriisi nõustamist mulle pakuti, aga aeg saadi mulle alles 6 aja pärast. Ja 6 aega hiljem sain alles esimese aja raseduskriisi nõustamisse, neil lihtsalt varem ei olnud midagi pakkuda. Aga ma olin hästi pikalt siis intensiivravi osakonnas ja need õed nagu väga jõudsalt toetavad, muudkui lihtsalt ütlesid mulle, et ära nutta,
ära aja ennast rohkem stressi, et muidu vererõhk tõuseb, bla, ja nii kui nad seda mulle ütlesid, siis ma nagu nägin monitorilt, kuidas mu vererõhk tõusis nagu veel kõrgemale. Kui nad iga kord tulid mulle ütlema, et ära nuta, ära muretse, ära mõtle selle peale, siis ma läksin nagu nii närvi. Et mind nagu hullult häiris see, et ära mõtle selle peale või et miks sa nutad, et noh, kõik on hästi, et sa oled veel nii noor. Sa jõuad veel lapsi saada, et noh, umbes, et see ei ole maailma lõpp, et ära nüüd nuta ja ma olin nagu nii pahane sel hetkel, sest see oli ilmselgelt ainuke asi, mille peale ma suutsin mõelda. Või teine asi, mis nad nagu ka muudkui tulid, et sul on teine laps kodus, sa pead terveks saama, ära nuta, saame vererõhu korda, saad koju, et sa pead oma nagu esimese lapse peale muretsema, et ära selle peale üldse mõtle. Ja ma olin nagu, et kuidas ma peaksin seda unustama või nagu ma ei saa seda lihtsalt oma peast välja visata. Et ma oleks nagu tahtnud rohkem sellist nagu mõistvamat suhtumist, et nad justkui nagu ei oleks aru saanud, mis juhtus. Ja samal ajal olid seal ju keisrioperatsioonidelt nagu emad olid seal intensiivis, kellel olid beebid kõigil juures. Ja siis ma kuulsin neid nutvaid beebisid ja nägin neid imetavaid emasid ja nägin neid õnnelikke perekondi, kes seal olid. Ja siis mulle öeldi, et ära nutta, kõik on hästi, ära mõtle selle peale, et nagu hästi keeruline oli seal olla. Aga pärast, kui ma juba sain oma palati ja siis seal olid hoopis nagu teised ämmaemandad olid seal juba, naistearstid, et intensiivis olid õed, siis ämmaemandad ja minu naistearst siis nagu kuidagi oskasid nagu rohkem ümber käia selles situatsioonis. Et üks ämmaemand isegi tuli ja rääkis muga üks õhtu, mis oli täiega tore, et seal oli seda tuge ju natuke rohkem, aga ma julgen siiski öelda, et mitte kindlasti piisavalt, et oleks saanud paremini. Kuidas sa saad hakkama ilma nõustaja ja psühholoogita? Ja siis ma panin sama küsimuse juurde, mis küsiti, et kas sa käid nõustaja juures ja kui sa käid, kas aitab? Ja siis on samamoodi veel küsitud mitu korda, et kas oled saanud mingit nõustamist seoses raseduse katkemisega on siia pandud, aga sama inimene küsis enne Luuna kohta, seega ma arvan, ta mõtles tegelikult Tuunat ehk siis lapse surma. Ehk Luuna rasedus ei katkenud, vaid ta sündis surnult. Raseduse katkemine on natuke teine asi. Aga ma ise ütleks, et ma saan hästi hakkama. Ma käisin 6 aega pärast Luuna sündi siis raseduskriisi nõustamise juures. Aga mulle see nõustaja üldse ei meeldinud. Mulle ei meeldinud see, mis ta seal rääkis. See jutt oli siuke suur mull ja ma sain seal hoopis karjäärinõustamist, nagu mulle meeldib öelda. Ja siis ma hoidsin nagu pikka aega eemale nõustajatest, sest see oli siuke päris ebameeldiv kogemus. See ei olnud üldse see, mida vaja oli. Aga lõpuks ma siis võtsin ühendust kogemusnõustajaga, kellega ma olen siis rääkinud. Aga ma selles suhtes ei käi nagu pidevalt ühe inimese juures. Ma hetkel ei tunne, et see on vajalik. Ma pigem lihtsalt nagu kuidagi manage'in ise seda, mis toimub. Aga kui ma ükskord nagu tunnen, et mul on vaja, siis ma jälle lähen. Ehk nagu niimoodi vajaduspõhiselt. Et kui mul on nagu mingi suurem nagu koorem või kui ma nagu tunnen, et need mõtted kuidagi ringlevad mu peas ja ma ei suuda neist ise nagu jagu saada, et siis ma võtan ühendust ja siis koos nõustajaga nagu lahendame neid muresid nii-öelda. Nii et vastus küsimusele, et kas ma käin siis vahelduva eduga vajaduspõhiselt ja kas aitab, siis olenevalt nõustajast aitab. Ja viimane küsimus on siis, et kuidas selline kurb sündmus paarisuhet mõjutab ja kuidas ja kas lähedased teid toetavad. Paarisuhet see mõjutab, ma isegi ei tea. Mul ei ole siia nagu mingit head vastust. Ma arvan, et see mõjutab paarisuhet nagu mõlemat pidi. Nagu see teeb kindlasti selle suhte palju raskemaks. Vähemalt alguses, sest te nagu mõlemad olete ju nagu lapse surma üle elanud kaotuse. See on nagu mega siuke traagiline sündmus, mida ei peaks mitte kellegagi juhtuma. Seega see ilmselgelt on raske mõlemale poolele. Ja kui nagu mitte sellega tegeleda ja mitte sellest rääkida, siis see võibki lihtsalt suhte nagu puruks lüüa, sest et mõlemal on ju oma lein ja oma emotsioonid, oma nagu siuke oma mull on sul nagu ümber, kui see juhtub. Aga samas, kui nagu tegeleda sellega, rääkida sellest, rääkida oma partneriga, siis samas nagu võib see nagu teid kokku poole tuua, et siuke
suur asi, mis me oleme nagu koos üle elanud. Et praegu meil on nagu kõik väga hästi, aga see igal juhul mõjutab suhet. See on lihtsalt igaühe enda teha, kuhu suunas ja kuidas, aga 100% see mõjutab. Ja lähedaste toetus, see on ka siuke keeruline teema, et eks meid ikka nagu toetatakse. Alguses kindlasti rohkem käidi nagu küsiti, uuriti, kuidas läheb, eriti siis nagu minu tervise kohta, et kas mul on kõik hästi, sest ma olin pikalt ju haiglas ja vererõhk oli kõrge, võtsin vererõhuravimeid ja pärast tekkis tromb ja siis ma võtsin neid trombiravimeid. Et pigem nagu uuriti rohkem selle minu tervise kohta, nagu füüsilise tervise kohta, kui see, et kuidas meil nagu vaimselt läheb. Aga eks ma saangi aru, et selle kohta on nagu keeruline uurida, nagu siuke raske on nagu toetada, et seda nagu vaimse poole toetust nagu ei olegi väga või nagu ei olnud väga. Aga samas see ongi siuke asi, mida ma nagu ei saagi nagu oodata, et inimesed oskavad nagu aidata. Et see ei ole mingi siuke lihtne asi. Et ma ütleks, et praegu on nagu okei, et ma väga nagu ei tahakski, et võib-olla nagu lähedased väga nagu selle vaimse poole pealt toetaksid. Ma ei oska seda üldse seletada, aga see on ilmselt igaühe nagu oma siuke eelistus. Et mulle lihtsalt nagu, mulle isiklikult, minu jaoks on toetus see, kui me räägime sellest, mis juhtus, kui me räägime Lunast, kui me meenutame seda, mis oli rasedus, sünnitus, mis iganes, et minu jaoks on nagu see nii-öelda siuke nagu toetus, et ma tean, et kõik mäletavad, neid huvitab. Et nendel on ka nagu siuke mingi väike kurbus või asi sees, et nad lihtsalt ei unusta, et minu jaoks on nagu see oluline osa nagu pere puhul. Aga jah, see on nagu siuke keeruline küsimus, et igaühel on nagu oma eelistused. Aga rohkem küsimusi mul hetkel siin ei ole. Tundub, et said otsa. Ma loodan, et ma vastasin kõigile küsimustele. Ma üritasin need kõik kokku korjata, mis ma igalt poolt sain. Kui tekib veel mõni küsimus, võite alati kommentaaridesse jätta. Ma vastan kõigile kommentaaridele. Kui sulle meeldis, jätta like ja kindlasti subscribe'i, et sa oleksid kursis ka järgmiste videotega ja vajuta kellukest, sul tuleb kohe siis teavitus, kui ma uue video üles panen. Näeme sinuga juba varsti.